Täna on 9. juuni, kell on 14.26, alustame podcastiga. Juhu! Täna siis räägime minifirmadest ja õpilasfirmadest. Minuga on siin laua taga 2 endist ettevõtjat, Kristella. Tere! Ja Katariina. Tere, tere! Ja YouTube'i vaatajatele ütleme ka tere. Ja mina olen Kristin. Et räägime siis siin natuke, et kindlasti meie kuulajatest on hästi palju neid, kes peavad tegema sügisel otsuse, kas teha kas siis loovtööd 8. klassis või minifirmat või siis 11. klassis uurimustööd või õpilasfirmat. Ja ma loodan, et meie podcast siis aitab otsustada. Alustame siis minifirmast. Kristella, kuidas sa jõudsid selle ideeni? No alguses tegelikult nägin Facebookis üldse sügisel ühte postitust välgatuse poolt, et oligi, et enda firma tegemine seal, et selline võistlus. Ja siis mõtlesin, et tegelikult ei tea sellest mitte midagi, et sellest valdkonnast üldse ja polnud kursis, aga mõtlesin, et ajame tiimi kokku ja lihtsalt proovime, et mis sealt välja tuleb siis. Kas tiimi oli raske leida? Ei olnud, enda klassikaaslastest seast leidsin, et head sõbrad. Aga kuidas siis selle toote väljamõtlemine oli? Oli keeruline või? No tegelikult meil üks tiimikaaslane surfas internetist ja leidis, et kuna me tegelikult toodame ju kristallikujulised disainiga käsitööseepe, siis leidiski mingid taolised kristallikujulised seebid. Ja siis mõtlesime, et teeks midagi taolist, aga mitte täpselt kopit, et midagi omanäolist. Ja siis jõudsimegi selleni. Katariina, kuidas sinul see algus oli? No ma mäletan, et mina ikka väga viimase hetkeni olin uurimuste usku ja mõtlesin, et mina ikkagi proovin olla akadeemiline ja teen ikkagi uurimust ja teadlust ja värki-särki. Aga siis täitsa viimasel hetkel tuli pähe mõte, aga et uurimustöid ma võin veel mitu tükki teha ülikoolis, aga et seda õpilasfirmat ma nagu rohkem teha ei saa, et suvase uurimustöö teeme õpilasfirmat. Ja siis lihtsalt omale ühele lähedasele sõbrannale küsisin talt, et mis ta arvab sellest, et kas ta oleks nagu nõus minuga tegema. Ja siis ta oli kohe täiega nõus ja siis tema ka tahtis teha, aga neil oli just nad olid 2 ja neil oli just 1 liige puudu. Nii et meil nagu väga hästi klappis see asi ja 3 hakkasime väga suure tuhinaga siis peale. Kuidas teil toote väljamõtlemine? Kuidas sellega oli? No meil õnneks oli kõigil nagu üpriski sama siht, sest meile meeldib nagu kosmeetika ja me tahtsimegi siis teha nii-öelda looduskosmeetikat ja sealt me lihtsalt surfasime ja mõtlesime, et alguses meil oli hästi palju mõtteid ja me hakkasime nagu proovima, mida me saaks teha ise ja mida meil nagu üldse oleks nagu rahaliselt võimalik ise teha. Ja siis me jõudsimegi deodorantideni ja tegime looduslikke deodorante ise. Kristella, räägi, mis tunne sul oli, kui sa said esimest korda oma toodet käes hoida? Ma mäletan tegelikult see täiesti esimene kord, mis oligi täiesti untsu läinud tooted. Kuidas me tegelikult läksime nendele, meil seebid pididki tahkuma, et jätsime need kooli ja läksime hommikul vaatama, et mis sealt siis välja tuli. Ja täitsa plössid sellised tulid, ei midagi ei olnud. Aga hiljem, tegelikult see oli mingi 2-3 aastat tagasi, et täpselt seda hetke küll ei mäleta, aga ikka päris hea tunne oli. Katariina? Meie esimesed katsetused läksid ka ikka päris korralikult aia taha, et ma mäletan, et need esimesed deodorandid ei olnud ikka üldse deodorandid, vaid olid niisugused kõvad mesilasvaha plönnid, kui nii öelda. Aga et see päris esimene ilus sile deodorant, mis oma toorikust ka reaalselt välja tuli, see oli nagu meil oma lapsuka ikka, me tegime palju pilte Instagrami igale poole ja
ja et siis me kõik nuusutasime seda, sest meil kõik oli nagu lõhnasid väga hästi, siis me olime kõik nii nagu elevil, et me olime nagu see esimene toode oli ikkagi nagu niisugune mõnus ja äge tunne, et andis jõudu juurde ja jaksu juurde edaspidiseks. Kuidas firma alustamine üldse käib? Mina ei ole firmat teinud. Võib-olla seletad natukene lahti. Õpilasfirmadega oli siis niimoodi, et meie saime oma nii-öelda koolijuhendajalt igast paberimajanduse, pidime endale ostma, kas aktsiad olid vist? Ja siis valisime endale veel ühe juhendajad, meil oli lõpuks 2 juhendajat, üks, kes aitas meil nii-öelda selle laatade ja kõige õpilasfirma korraldusliku poole pealt ja teine juhendaja oli siis see, kes oli meiega täiesti nagu väga põhimõtteliselt kogu aeg kohal ja aitas meil tooteid teha ja meie enda keemiaõpetaja, et meil nagu algas sealt. Ja siis oligi, et järgmine samm, et toote disain, firma bränd. Ja et sealt ta nagu läks, et see algus oli hästi niisugune loov. Ja tegelikult see õpilasfirma ja minifirmade alguskäik, et see tegevuskäik on üsna sarnane, nii et meil oli ka, et oli mentor ja oli ka juhendajad, aga lõpuks meil oli 2 juhendajat isegi. Et algus oli 1 ja pärast oli teine ka. Et siis jah. Et muu kõik oli sama. Aga kui enne ma küsisin seda, et kas oli tiimi raske leida, kas oli sellele tootele siis või firmale nime ka raske leida? No meie firma nimi on minifirma Kristall Selge, et meil tegelikult kuidas see nimi üldse sündis, et mõtlesime, et seebid, et see kristalliküülised, et ongi, et kristall võiks seal sees ikkagi olla ja see selge, et tuligi sellest, et seebid on nii puhtad ja et pesad käsi, käed jäävad puhtaks ja kuidagi selline, et siis tuligi see selgus ka sinna nime sisse, et tuligi Kristall Selge kokku. No kristall on nagu Kristella ka muidugi. Ja paljud tegelikult ütlesid, et kas minust tuli see nimi, aga ei tegelikult ei tulnud, et selline juhuslik valik. Ja meie õpilasfirma nimi oli siis Ihupiksi ja nimi tuligi siis sellest, et meie tahtsime pakkuda inimestele toodet, mis oleks neile hästi nahasõbralik ja looduslik ja sealt me nagu saime selle sõna ihu, sest nahk oli nagu kuidagi tundus selline natukene, kuidas öelda, logisev, et ihu nagu kõlab ilusasti ja siis piksi tuli sellest, et me tahtsime nagu rõhutada just seda hellust ja hoolt, mida meie toode siis nagu nahale pakub. Ja me mõtlesime ka ihu haldjas, sest haljakesed just on niisugused õrnad ja sealt meil tuligi piksi, mis on tegelikult nagu ingliskeelne sõna ja siis tähendab väikest haldjakest. Minu arust üks suurimaid müüte on see, et valitakse minifirma või õpilasfirma tegemine siis selle lootöö või uurimustöö asemel sellepärast, et see on kergem. Kas see vastab tõele? No tegelikult ei ole nii, et see tegevuskäik selle firmaga on, minu arust on keerulisem, kuigi täpselt ei oska öelda, et oleneb, kes millise uurimustöö valib ikkagi. Aga see tegevuskäik, kus laatadel peab kogu aeg käima, silma paista nii klientidele kui ka žüriile, et see algus, kuidas see tootmisprotsess, et selle toote valimine juba, et mis jääks inimestele silma meelde, et see toote eripära, et üldse see, et ei saa midagi tavalist ju teha, et kui tahta silma jääda ikkagi. Ja samuti see meeskonna valimine on ka ju väga tähtis tegelikult, et sellest ju algab ka hea firma, et see on hea firma alus, ma ütleksin. Aga see tegevus terve aastat ongi palju suuremahulisem, ma ütleksin. Ja et ma täitsa nõustun Kristellaga, et kui meil uurimustöö puhul on sul anda nagu ette igas tähtajad ja sul on nagu hästi laiali jaotatud see, et kuna mis ajaks miski tehtud peab olema, siis õpilasfirmaga oli nii, et alguses oli jah, niisugune mõnus, hästi loov tegevus,
aga siis hakkasid need laadad ja müügitöö ja see kõik oli väga väiksesse nagu ajaperioodi kokku surutud, kõik see nii-öelda see laadahooaeg siis enne jõule. Ja seal oli ikkagi väga intensiivne see töötamine, et ikka mitu tundi peale kooli pidi olema, meie olime siis nagu enda keemiaklassis ja tegime neid deodorante ikka kella 6 ja 7 õhtul välja iga päev. Ja kui uurimustööde puhul ikkagi sul on 5 koolipäeva nädalas, siis meil oli põhimõtteliselt ikkagi 6, sest laupäeva hommikul sa pidid ikka ärkama kell 7 ja sõitma kuskile laadale koos teiste õpilasfirmade ja oma juhendajate ja õpetajatega, et see tegelikult oli nagu raske ja see ei olnud ka ainult mitte nagu füüsiliselt raske, aga vaimselt oli kindlasti palju raskem see, kui sa kogu aeg lähed laadale. Meie käisime mingil 7 laadal vist kokku umbes ja sa kogu aeg räägid, kogu aeg naeratad ja kogu aeg nagu hoiad seda müügimehe rolli endas, et see on ka vaimselt hästi kurnav ja kindlasti palju raskem kui uurimustöö puhul, kus sa saad ise lihtsalt istuda oma arvuti taga ja kirjutada oma juttu. Ja et seal talveperioodil oligi, et see just jõuluaeg, et oli hästi palju neid laatasid, kus käia, et seal oli hästi raske. Ja kindlasti ka veel see, et ka tootearendus tegelikult, et uurimustöö puhul sul on ikkagi üks suund ja üks teema, aga õpilasfirma puhul tõesti, kui sihtida nagu tippu ja olla parimate seas, siis pidevalt peab töötama ka tootearenduse ja firmaarendusega, et nagu kogu aeg liigutakse edasi ja see ka nagu tegelikult on ikka omaette töö, et seda ei tasu alahinnata kindlasti. Ja üldse laatadel ka, et kui seal müümine ka, et ikkagi kui tahta kuskile kaugemale jõuda, et mitte lihtsalt, et teeme selle firma ära kuidagi, on ja. Et aga ongi see, et laatadel silma paistmine, kuidas see müügitöö tegelikult käib, et hästi intensiivne töö ja. Milline see laadal käimine üldse välja näeb? Mina näiteks ei ole sattunud ühelegi õpilasfirma nendele laatadele. Ma ei tea, milline see välja näeb. Milline see firma vaatenurgast välja näeb? No suuremas ongi, et jõuad laadale, on need asjade lahti pakkimine juba, et millise aja sees peab selle ära tegema. Tavaliselt ongi mingi tund aega, vahepeal 2 tundi aega seal laadale jõudes, et kuidas see väljapanek juba välja näeb, et inimestele silma jääks, et teiste firmade seast siis, et see laud, kuidas see on seal. Ja see müügitöö juba on omaette, et seal et keegi on seal laua taga, aga keegi peab seal väljas ka laua ees olema, et inimestele vastu tulema ja et kõndima, et tere, meie oleme need ja et lihtsalt seda intensiivselt müügitööd kogu aeg tegema. No nagu õngitseks endale õngega nii-öelda kliente, et kogu aeg pead olema nagu valvel ja valmis ja mul on ikka siiamaani meeles see, kuidas laada lõpuks olid jalad täiesti läbi omadega, et see seismine, et ega istuda ei tohtinud, kükitada ei tohtinud, et see oli nagu päris intensiivne. Aga lõpuks oli mõnus tunne küll, kui oma nii-öelda arveraamatusse said mõnusa ilusa numbri kirjutada, et siis oli nagu ikka rahul küll, et täna tegime hästi. Aga kas teile tehti siis mingisugust koolitust ka või läksitegi, hüppasite külma vette lihtsalt nendel laatadel? No põhimõtteliselt alguses oligi, et kuidas meil mentor ikka seletas, kuidas me peaks mida tegema, et andis sellise suuna kätte, aga üldiselt see müügitöö, et alguses ma ütleks, et see kõige esimesed laadad, et kas ei julgenud või väga nii suurt müügitööd teha, et seal inimestele kohe pakkuma minna võõrastele niimoodi, et ei tea, kuidas nad reageerivad, et üldse see asi. Aga lõpuks, kui selle julguse kokku saad, siis ja ise tegelikult saime selle suuna kätte, ütleme nii, et kuidas, millisele kliendile läheneda, et niimoodi. Ja ma mäletan, meil oli ka, et ikka õpetaja enne rääkis kõik läbi ja nii-öelda eelmiste aastate näidete põhjal ja meil oli ka see välgatuse moodi koolitus tegelikult, kus Kristella tuli oma õpilasfirmaga rääkima, ma mäletan. Ja seal ka meid nagu natuke valmistati ette seda liftikõne ja just seda müügitööd, et nagu sellest oli tegelikult hästi palju abi lõppkokkuvõttes. Mis on liftikõne? Liftikõne on siis selline kõne, et kui sa oletame, et sa satud lifti
ühe ärimehega, kellele sa tahad enda ideed maha müüa. Aga sul on seal liftis aega ainult senikaua, kuni see ärimees siis jõuab enda korrusele. Oletatavalt umbes mingi 3 minutit. Ja sa pead suutma siis sellele ärimehele oma toote 3 minutiga maha müüa. Et see on lühike tutvustus, sina, su toode ja nii-öelda selline jutt. Ja see on lühike ja tabav ja see peab olema nagu hästi ahvatlev. Oli vist nii, Kristella? Üldiselt isegi lühem aeg on tegelikult sellel, et 3 minutit on selline ideaalne aeg hetkel. Ma ei tea, ma ütleks. Aga see hästi lühikese aja sees jäänud enda toote tutvustamine üldse, et mida sa tahad temalt ka ja niimoodi. Ehk siis te pidite seda lifti kõnet kuskil praktiseerima ka või? Ja lifti kõne oli nagu see kõne, millega sa nagu alustad kohe oma toodet. Et kui sa näed, et inimene kõnnib su lauast mööda, ta silmpilk jääb sinu tootele pidama, siis sa astud talle juurde ja siis esimese asjana sa räägid talle oma lifti kõne ja siis inimene võib-olla küsib ja siis sa juba hakkad nagu edasi suhtlema temaga võib-olla nagu kuidagi teisiti ja kuidagi nagu personaalsemalt lähenema talle ja tema nagu niimoodi küsimustele ja asjadele. Seda lifti kõne tegelikult sai ka lava peal olles ära kasutada, et kus olidki sellised lavavoorud, et tahetigi lifti kõne, et mingi aja sees, kus pidigi rääkima enda firmast, enda tootest, tutvustama. Kui te nüüd meenutate seda aega tagasi, kas meenub mõni lõbus naljakas lugu ka? Ma mäletan, meil oli välgatuse finaal 1. aastal ja läksime lava peale, enne meid, et kes seal olid, et kõik rääkisid mikrofoni päris vaikselt ja niimoodi, et oma ette kuidagi. Aga meie läksime lava peale ja Lisette alustas enda terega ja kuidas see tere seal hästi säravalt ja kõlavalt üle selle terve saali lihtsalt kostus. Kõik ehmusid ära selle peale. Et see oli hästi naljakas ka, et seal lava peal mäletan, et keegi meil hakkas seal vaikselt omaette juba naerma, aga kuidas me seda naeru seal kinni püüdsime hoida. Kuidas publik reageeris sellele? Naersid seal, aga positiivselt ütleme nii. Aga siis jäitegi meelde ju? Jäime, täpselt. Ja õpilasfirmaga on tõesti üks nipp see, et sa pead ennast meelde jäävaks tegema. Või minifirma õpilasfirmaga. Ja. Katariina, kas sul ka meenub mõni lõbus lugu? Ja kõige esimene asi, mis mulle meelde tuleb, on see, kuidas meie oma firma asju transportisime. Et me kasutasime siis nagu enda laua ja kõige kaunistamiseks ühte sellist suurt tahvlit, mida me hoidsime molberti peal. Ja see molbert oli ikka üpriski suur ja see tahvel ka. Ja siis mina leidsin enda kodust ühe siukse vana punase kohvri. Ja see kohver oli ikka hiiglaslik. See oli selline, kuhu üks lühem inimene ikka mahub krõnksust sisse ära ka. Ja siis meie üle alati tehti nalja või sõbrad naljatasid, et Ihupiksi tuleb nüüd oma suure punase kohvriga reaalselt. Et alati me ukerdasime selle suure kohvriga kuskilt eskalaatoritelt üles ja see oli nagu alati meil nagu omaette ka juba naersime selle üle. Et see punane kohver on ikka väga elavalt meeles. Nende piltide tegemisega ka, et alati leidus selline pilt, kus kõik olid hästi normaalsed ja milline pilt sobiks postitada. Aga ja siis oli seal see üks inimene, kellel olid kas silmad kinni või nagu selline hästi imelik nägu oli, et see piltide valimine oli ka alati hästi naljakas. Ja see on minu arust igal pool niimoodi. Kui teha grupipilti või kuskil klassipilti kas või koolis, siis on alati see üks inimene, kes on seal mingi imeliku näoga ja loodad, et see ei ole jumala eest sina, on ju. Aga kui nüüd minna sinna selle programmi või siis selle firma aja lõpupoole, siis tegelikult teie firmad olid ju päris edukad. Et mul siin laua taga on päris edukad naised, ütlen. Et tegelikult Põlvas on ju õpilasfirmad ja minifirmad ja üldse see firma tegemine on hästi populaarne. Iga aasta ma näen neid nii palju ja teie jõudsite ju finaali. Kuidas see teil õnnestus? Alguses, et aasta enne meid tegutses minifirma Puujuurikas. Siis mõtlesime, et vaatame, et äkki saame ka sama kaugele nagu nemad, et nad jõudsid ka finaali, et
olid Eesti parim minifirma 2017 ja meie olime siis enda firmaga Eesti parim minifirma 2018. Et vaatasime, et noh, kas jõuame sama kaugele, et kuidas läheb. Ja aga nende, et jõudsime veel, et välgatuse finaali, mille võitsime ka ära tollel samal aastal. Ja noh, tegelikult laatadel ju saime ka neid, igal laadal põhimõtteliselt saimegi mingi tiitli, et kas oligi parim minifirma või siis suurima kasumiga firma, et mingid sellised. Et jah. Mis tunne oli siis ära võita see aasta minifirma tiitel? Tegelikult sel hetkel, kui me lavale läksime, et see oli lihtsalt nagu hästi võimas tunne selline. Aga see, et see tunne, et me võitsimegi selle ära, see jõudis alles tegelikult, ütleme, et 2 päeva hiljem kohale tegelikult, et see hetk ei saanud nii hästi aru, et noh, et võitsime ära ja tore on ja, aga see tunne, mis tegelikult sellega kaasnes, oligi alles hiljem. Et tõesti võimas tunne siin, et kas me päriselt tegimegi selle ära, et tõesti tore selline, jah. Kuidas Katariina teil läks? No meie jõudsime ka oma õpilasfirmade finaalvõistlusele, mis tegelikult juba meie jaoks oli nagu väga suur võit. Sest ma mäletan, et alguses me lihtsalt nagu, me küll panime enda ühised eesmärgid kirja, ma mäletan. Ja me tahtsime olla võimalikult edukad ja kasumis ja nagu ise sellest kõigest rõõmu tunda ja me ajasimegi nagu oma asja, et meil küll laatadel mingeid eritunnustusi ei saanud, aga meie nagu numbrid ja kasum oli kogu aeg nagu väga positiivne ja me olime väga rahul sellega ja meil nagu ei jäänud tootmises, noh, vahel ikka mingi nagu apsakas tekkis, et mingid tooted jäid natuke hiljaks, aga meil nagu ei tekkinud kunagi probleeme, et midagi nagu oleks väga nii-öelda drastiliselt untsu läinud. Ja nagu ajasime oma asja ja üks, et saimegi siis, et sinna finaalvõistlusele, kuhu sai 20 õpilasfirmat 100-st, mitmest 100-st, vist 200-st, ma ei mäleta isegi täpselt seda numbrit, aga neid oli palju, kes sinna kandideeris ja vähe, kes sinna sai. Ja see, et meid juba valiti nende väheste sekka, oli meie 3 jaoks nagu väga suur võit ja me olime nii uhked selle üle ja see, et me saime seal finaalvõistlusel osaleda ja selle kogemuse kätte oli juba nagu nii suur võit ja nii suur selline pagas, mida ma arvatavasti terve oma elu kaasas kannan ja need teadmised ja oskused, et see oli nagu väga, väga võimas, et ma mäletan, et seal kohal olla ja seda kõike teha, et ma ikkagi nautisin igat hetke, mis siis, et jalg kogu aeg värises ja suur ärevus oli sees, et see tegelikult oli ikka väga-väga vinge ja see oli juba omaette võit, et me küll nagu seal finaalvõistlusel ka mingit kohta ei saavutanud, aga ma ütlen, sellegi poolest me jäime väga rahule. Kas finaalüritus erineb ka siis kuidagi tavalaadast? Väga. Milline see siis välja näeb? No see finaallaat, et ongi alguses on need stendivoorud, kus sa müüdki žüriile enda toodet, et võimalikult hästi, et ikka kuidagi silma paistvalt ja nii. Ja siis tulebki see lavapoor veel omaette, et kus sa esitad enda firmat, enda toodet, et müüdki seal lava peal siis maha selle. Meil oli 5 minutit, teil oli 3 minutit, on ju? Vist ju, päris 3, ma arvan ka, et umbes 5 minutit võis olla. Et ta oli mingi selline aeg oli. Sul ikkagi on vähe aega selles suhtes, et sa pead konkreetselt asjalikult ja meeldejäävalt, ma mäletan, et sa pead, meie võti oli see, et me proovisime võimalikult meeldejäävad ja võimalikult nagu visuaalselt olla sellised, nagu anda enda sõnumit edasi. Jaa. See, kuidas see müügitöö, et erinebki, et sa peadki maha müüma selle žüriile ja, aga tavalaadal, no seal sa tegelikult pead ka müüma ikkagi žüriile, aga ka tavainimestele, et see ja, sest su enda firma nii-öelda sissetulek ja edasiminek oleneb sellest, palju sa tegelikult laadal müüd. Et meil ka üks hetk nagu peale esimest laata jõudis kohale, et see, mida me nagu teeme selle firmaga, ei ole monopolimäng, vaid meil on nagu päris raha, päris finants, päris tooted ja päris kliendid. Ja sel hetkel nagu me mõistsime, et see nagu on ikka väga reaalne raha ja kõik see arvepidamine. Et see nagu ikkagi jah, et laada edukus mõjutab ka seda, kui kaugele sa oma õpilasfirmaga tegelikult minna saad ja kui palju sa areneda ja laieneda suudad. Et seal finaalis ei olnud pigem see müümine, see oli
et silma paista enda firmaga just. ja, Sellel on olenenud müümisest midagi. ja. Ja siis seal oli ka veel žürii vestlus, ma mäletan, oli meil, mille jaoks siis pidi endal aasta aruande koostama. Ja millega. Ja siis nad nagu küsivad täiendavaid küsimusi selle kohta. Aga õpilasfirmast on võimalik ju edasi teha ka päris firma. Kas sellest mõtet ei käinud läbi? Meil käis küll see mõte läbi, aga me miskipärast ikkagi otsustasime, et me jätame selle nii-öelda enda õpilasfirmaks, sest et lõpuks meil lihtsalt tulid nii-öelda eksamid ja kõik selle peale, et Kristella, sul ju järgmine aasta on 11. klass. Kas sa siis otsustad jälle firmat teha või mis plaanid sul on? Ütleme, et hetkel on küll selline plaan, aga et pigem on see toote leidmine, et õige toote leidmine, et mis jääks ka siis et ikkagi silma ja et see on hetkel kõige keerulisem asi. Aga muidu tahaks ikka pigem õpilasfirmat teha. Kui juba kogemus on, siis ilmselt teinekord on seda veidikene lihtsam teha. No natukene ja, et kuidas see tegemine käib, et seda juba teab, et see protsess. Kui te nüüd meenutate seda aega tagasi, mida te teeksite teisiti? Ma ütleks, et mina ei teeks mitte midagi teisiti, et olid küll langused, jälle tõusud, aga tegelikult ongi nii, et igast nii-öelda halvast asjast ju õpitaksegi. Et tegelikult need on halvad asjad, on ka siis ikkagi head, et kust õppida midagi. Et ma ütleksin niimoodi selle kohta. Ja ma täitsa nõustun Kristellaga, et ma ka ei muudaks enda õpilasfirma puhul mitte midagi. Kõik oli omamoodi seiklus. Mida te ütleksite neile, kes mõtlevad praegu, et võib-olla võtaks ka selle teekonna ette ja prooviks? No kindlasti tasub ära. 100% see tasub enda ära. Et mitte ainuüksi see, et sa saad nagu tehtud enda selle kohustusliku kooli osa, mis on siis nii-öelda see uurimustöö, õpilas või firmatöö või see osa, vaid see kogemuste ja teadmiste pagas, mis selle õpilasfirma tegemisega kaasa tuleb, on ikkagi mitu korda suurem ja laiem kui see, mis sa saad uurimustööd tehes, et need tutvused, need teadmised, kuidas nii-öelda rahaliselt ja finantspoolega toime tulla elus, kui ka lihtsalt see, kuidas astuda enda mugavustsoonist välja, kuidas hakata suhtlema võhivõõra inimesega ja kõik see tegelikult, see tuleb elus kasuks. Ja tegelikult ongi, et kui sind huvitab selline ettevõtlus, firma tegemine, et üldse selline turunduse valdkond, et siis tegelikult see on hästi hea nii-öelda eeltöö juba, et kui tead, et suurena midagi taolist tahta teha, et see annab hästi palju kindlasti juurde, et tutvused, kõik need juba emotsioonid, mis sealt saad ja üldse need oskused ja teadmised juba eluks. Ja see on lõbus. Ma mäletan, meie ikkagi kolmekesi täiega nautisime seda, mida me tegime. Isegi kui me pidime olema kella 7 õhtul koolimajas, siis me ostsime pitsat ja me kolmekesi olimegi 7 õhtul koolimajas ja me kuulasime muusikat ja tegime neid oma tooteid. Et see oli aeg, mida ma väga nautisin. Ja see emotsioon ja kõik, nagu Kristella ütles, see on seda väärt. See on tohutult seda väärt. Ja kui mitte praegu, siis kuna veel. Aga mul on väga hea meel, et te tulite täna siia oma kogemusest rääkima, seda jagama ja ma loodan, et kindlasti mõnigi kuulaja mõtleb, et võiks proovida. Kindlasti siis, mida meelde jätta, et ärge kartke sellest, isegi kui te kardate, siis te saate julgust sellest, ma arvan, palju kogemust ja mina ütlen aitäh Kristella. Aitäh Katariina. Aitäh. Ja kuulajatele või YouTube'is ka vaatajatele siis ütlen seda, et kirjutage meile, joonistage meile, saatke meile ideid, mis teemasid te tahaksite podcastis kuulda. Ja mina ütlen, et kohtume millalgi veel kindlasti podcastis. Ma seda ametit veel maha ei pane. Nii et oli tore. Ja. Ciao, ciao. Paka.